õige pea on Go3-s uus seriaal, mis seriaali nimi on? Viimasel piiril. Väga õige, tubli poiss. 19. märts meid juba näeb ja täna me oleme siin rääkimas kahekesi. Minu kõrval on Mauri Liiv, kes mängib siis Rasmus Rääki, ühte politseinikut. Ja minu kõrval on Frans Malmsten, kes mängis režissööri. All right, hakkame siis küsimustega pihta. Küsi sina minult esimesena. Okay, mul on hästi lihtne küsimus siin kaardi peal. Mis oli sinu lapsepõlve hüüdnimi? Ütleme niimoodi, et mul pigem ei ole mitte kunagi väga hüüdnimesid olnud, aga kuna lasteaias millegipärast oli inimestel probleeme F-i ja Z-iga, siis tihtipeale Z-iga siis tuli pigem see prants. Ja mida ma olen päris palju olnud prants inimeste jaoks. Nii et paar sõpra, kes seda lasteaiast mäletavad, siiamaani ütlevad mulle prants. Ja siis üks sõber on ka F öelnud. Rohkem, mul ei olegi. Aga mis sul on olnud? Mul oli, mu ema hüüdis mind Mauksiks. Mauks või? Aga mul on pigem need hüüdnimed hakanud nagu praegu tulema. Ja. Näiteks sina ütled mulle Mauritius. Mauritius ütlen sulle. Nils hakkas mind kutsuma, mis ta ütles mulle seal seriaalis. Nii. Ja oli ei Mardo või? Ja. Mardo, ei. Maido. Jah, hüüdnimi oli Maido, vähemalt viimasel piiril võtete jooksul. Rohkem mul ei ole täpsustavaid küsimusi. Aga kui me nüüd juba räägime, siis kas Maido, sinu alter ego, on kunagi lapsena midagi varastanud? Mu ema vaatab seda, ma arvan. Ma mõtlen, ma arvan, et midagi kuskilt ikka nagu pool kogemata, aga mul ei tule ühtegi nagu seika kahjuks ette. Aga sina kindlasti oled. Muidugi. Oi, tšau! Tere, Saara! Õige pea te näete Saaraga klippi. Aga meil ongi vabas vormis siin kõik nii, et selles mõttes, kui sa tahad, et olla vahepeal fotopombima, meil video käib, sa võid tulla. Tšau! Mul esimese asjana tuleb meelde kunagi lasteaias, ma olin tohutu Lego fänn ja siis lasteaias oli üks Lego jupp, mida lihtsalt kuskilt ei olnud võimalik nagu komplektiga saada, milleks oli kanuu. See oli nagu one piece kanuu ja siis ma otsustasin, et ma selle võtan endaga kaasa. Ei, mul ei ole seda praegu, ma ei võta seda praegu taskut. Ei, ja siis ma võtsin selle kaasa, ma mäletan, et seal järgmistel päevadel hakati rääkima, et kus see kanuu on ja ma mäletan seda tohutut act-out'i, et ise pidi ka kaasa mängima. Tõesti, kus see siis on praegu, ei tea, jube kahju. Aga kõik vaatasid veidikene viltu mulle, sest nad teadsid, et see oli mu lemmik siin, nii et ma arvan, et ma jäin räigelt vahele. Aga piinlik ei olnud? Ikka oli, jah. No vähemalt seegi, et süda on õiges kohas. Sel hetkel, kui valetama pidi, oli piinlik, aga kodus oli jube ja mängida. Nii, sul on järka küs või? Minul on küll, jah. Väga hea küsimus sulle kui režissöörile. Nii. Mis on sinul ja sinu viimasel piiril tegelasel ühist? Okei, oota, tegelikult see on päris põnev. Oota, aga ma proovin korraks. No selles mõttes, et kuna ma olin ju kirjutamisprotsessis juures, siis ma olen päris, ma arvan, et igas tegelases on natukene mind või nagu minu mingisuguseid ideid. Et ma arvan, et selles Pauli tegelases on see mingisugune, kuidas nüüd öelda, et ma olen tundnud ka seda, et ma olen nagu elu hammasrataste sisse jäänud, kus tahaks nagu välja tulla, aga kuidagi iga järgmine samm viib sinna teises suunas, et võib-olla, et tegelikult igasse tegelasse on midagi pandud ja võib-olla siis selles sinu tegelases on mingi siukene omadus, mida ma tahan, et mus oleks. Ehk siis see, et ma julgen öelda ja olla aus selle kohalt, mida ma tahan või kuidas mulle meeldib või et nagu, et ilma filtrita mingil määral, et su tegelane suht tihti nagu ilma filtrita, kui ta on pahane. Kui talle midagi meeldib, ta ei meeldi. Ma arvan, et ma panin vist seda sinna sisse. Või ma ei tea, mis sul on seost Rasmusega? Ma arvan, ja see on ka põnev asi, mida ma olen avastanud, et kui ma pean ikkagi võttel olema või kui mul on seriaalis või filmis mingisugune tüüp või roll või karakter või tegelane,
et siis ma olen ka nagu võttel väljaspool seda kaamera aega, seesama vend. Et kui ma olin nüüd seda viimast lühifilmi tegin, siis ma tegelikult olin nagu ikkagi suht muserdunud mingi vaikne tüüp, aga näiteks viimasel piiril võtetel kõik kindlasti nagu teavad, et ma pigem olin see mingi tüütu vend, kes lihtsalt nagu Funnis. Ja funnis. Aga ei, ma arvan küll, et ma ikkagi leian selle nagu Rasmuse enda sees üles küll, kui vaja on just see otseütlemine ja funnimine ja ma ei tea, ma ütleks, et Rasmus on suht kirglik tüüp, et jah, täpselt. Minus on mingi kirg kindlasti kuskil olemas. Ja ta on aus oma kires minu meelest, mis on nagu ta vokaalne selles ja füüsiline. Cool. Kuule, kuidas sa suhtud politseitöösse nüüd peale selle seriaali filmimist? Väga huvitav, nagu ikka. Tegelikult ma arvan, et kõige rohkem huvi tekkis mul just nagu politseinikuks õppimise vastu. Sest me nägime seda Sisekaitseakadeemiat ja kogu seda kompleksi ja see tundub nagu nii crazy asi, mida õppida, kõik need simulatsioonid. See on natuke nagu näitlejaks õppimine, et sa nagu teed mingisuguseid olukordi justkui läbi ja siis lõpuks sa oledki osa sellest kõigest. Aga politseitöö, mina ise olen teinud kiirabitööd. Nii et mul on nagu päris huvitav mingisugune kõrvalt vaataja pilk sellele kõigele ja minu arust see oli nagu ilgelt vahva oli just käia ettevalmistusprotsessil ka patrulliga kaasa sõitmas, et näha, mis siis nagu nendel seal arvuti peal toimub ja kuidas nemad seda mängu mängivad. Minu arust see ongi just mingi mängu mängimine tegelikult, sest seal tuleb sulle see ekraanile tulevad nagu need questid, missioonid ja sa käid neid missioone tegemas. Ja see on selles mõttes minul tekkis küll mingisugune aukartus natukene selle osas, et nad peavad ikkagi reageerima ja nii kiirelt tegema mingisuguseid otsuseid, mida sa küll koolis õpid 4 aastat, aga koha peal sa õpid 3-4 sekundiga tegema mingisuguseid otsuseid ja siis hiljem me saame küll rääkida, et see politseinik käitus seal valesti ja seal valesti, aga tegelikult kui sa korraks käid nendega koos seal sees, siis ma ütlen, et isegi on ime, et nii vähe on neid mingisuguseid juhtumeid, kus öeldakse, et politsei käitus valesti või? Minu kokkupuude on ka ikkagi väga uskumatult professionaalne ikkagi, et see, kuidas nad, eriti vanemad olijad, nagu suudavad mingisugused siuksed kaabakad panna paika nagu pilguga juba, et see on täiesti imeväärne. Ja, täpselt, on ja neil tegib mingisuguse kuri pilk. Nii, aga sinu kordamist või? Kui sa nii ütled. Ma ei tea. Millises huudis sa üles kasvasid? Mina kasvasin üles Kalamajas ja selles mõttes, kui mina seal üles kasvasin, siis minu vanaema ütles minu vanematele, et tema ei julge mitte kunagi neile külla tulla. Et see oli ikkagi sel hetkel see, kus noad käisid vasakule ja paremale, mis tähendas ka kahjuks seda, et kokku Kalamaja peale mina nägin oma lapsepõlve peale, ma olen 3 last. Et ega mul nagu väga palju seal sõpru ei olnud. Kahjuks. Aga kui need tekkisid, siis me ikkagi saime igal pool ronida ja põhimõtteliselt ka see stuudio, kus siin oleme siin kandis, ma olen igal pool roninud ja nende majade juures käinud. Selles mõttes oli see nagu tore, et siis kogu see rajoon, mis tänaseks hetkeks on kõige kuumem koht linnas, oli tol hetkel lihtsalt üks varemed. Selles mõttes see on nagu lahe osa, aga mul kahjuks ei olnud seda nagu mingit gängide vahelist mingisugust võitlust. Sul oli või? Ei, ma olin ka Kalamajas. Me tegelikult rääkisime, kui me seda stsenaariumi lugesime esimest korda, siis ka kõik rääkisid mingisugused haigeid, mis huudid neil on ja mis nagu gängid ja jõugu mingisugune vahelised intriigid toimusid, aga mul ka ikkagi nagu Kalamajas tõesti olnud lõpuks mingil hetkel tekkis minu arust seal Kalamaja põhikoolis mingisugune, Kalamaja põhikooli hoovis hakkasime ukakat mängima ja nagu mingit nagu sellist, ma ei tea, et meile Kopli tüübid ei meeldi, et saame kuskil pargis kokku ja hakkame laamendama. Et seda ei olnud, aga jah, ma mäletan Kalamajas, ma tutvusin esimest korda ka nagu teise inimesega, kelle nimi oli Mauri. Ja me ei suutnud seda uskuda, et veel on keegi olemas, kelle nimi on Mauri. Sama vana või? Ja, umbes küll, jah. Aga kuidas lõppes rusikatega või? Ei, lõppes sellega, et me näitasime üks teile dokumente. Kujutad seda. All right. Kes teie seast sobiks kõige rohkem politseinikuks? Meie nagu kõigi või? Ma arvan, et nüüd siis nagu näitlejate seast, jah. Sina saad praegu seda nüüd siin niimoodi, sina esindad kõiki näitlejaid praegu. Isver, Susver. Sa võid ennast ka vastata.
no kindlasti mina. Kindlasti sina. Sest et ma olen ikkagi, Saara on pahane. No Saara kindlasti, sest et ta on lihtsalt nii hea ja osav ja ilus. Andekas. Ja andekas. Punkt. Nii et Saara. Sinu kord mult küsida vist. Ei, aga mitte seda sama küsimust. Ei, mina ei taha öelda, see oli sinu küsimus. Ei, mis asja, sa pead ju ka vastama. Mina ka või? Jah. Saara. Ei, muidugi Saara, jaa. Jah. Aga tuleme tagasi selle huudi küsimuse juurde, et kuidas see huud siis, millest sa rääkisid, Kalamaja, kuidas see on sinu edasist elu ja persoonat mõjutanud? See, kui sa ei suhelnud kellegagi. See ongi introvertsus vist. Ja täpselt see nagu introvertsus, ma ei mäleta, kuidas seda kutsutakse, kes on veits nagu mõlemat. Sellel on mingi nimetus on, kes on põhimõtteliselt nagu, et päeval on üks, öösel on teine. Et ma arvan, et see ongi vist mõjutanud seda, et tegelikult olen nagu ülipalju harjunud üksinda nokkima, aga kui mingisugused ikkagi inimesed lõpuks tulevad, siis nagu võid ikkagi nendega chillida. Ma arvan, et nõnda, ma ei tea, kus ma arvan, et ma võin suht samamoodi vastata, sest et mul ei ole ka õdesid ega vendi. Nii et see nagu, mul ei ole nagu väga olnud mingisugust üleskasvamise perioodil peale siis nagu klassi ja mingite huviringide, mingit sellist, ma ei tea, kampa, kellega maadelda ja kakelda. Et see võib-olla nagu mingil määral minu tundlikkus teiste inimeste suhtes on siis nagu, ma ei tea, kas tõstnud või langetanud. Jah. Ma arvan, et niimoodi. Me oleme üksikud poisid olnud siin Kalamajas. Jah. Väga kurb on siin Kalamajas olnud. Kuule, aga see on nüüd hea küsimus sulle. Kas sa olid varem relva käes hoidnud? No ikka ma olen ajateenistuses käinud poiss selles mõttes. Mis tunne see oli? Kui ma esimest korda relva käes hoidsin. Vinge. Vinge, jah. Ei, tegelikult minu arust ajateenistuses see põhiprobleem on ikkagi selles, et see relv on nii raske. See on suur mingisugune kobakas, millega sa pead nagu ringi käima ja ka sa nagu ei tulista sealt ja siis sa lihtsalt kannad seda, see on nagu mingi karistus. Aga ei, ma mäletan nagu laskmistel esimest korda, see oli küll ikka nagu hirmus, mis pauk sealt käis, et see silma pilgutamine lõpuks sellega ära harjud, et mingi asi käib kogu aeg, see oli päris nagu teema. Aga relvad on ikka hirmsad asjad, jah. Täiega. Me käisime ka lasketiirus selle seriaali jaoks, et see ikka see judin, mis nagu kehast läbi käib sel hetkel, et mingi adrekas tekib ka, aga lihtsalt see hirm, et su käes on mingi asi, millega sa saad lõpetada väga palju asju ära. Sa saaks niimoodi teha. Jah, sest me olime seal kõrvuti, on ju, et nagu lihtsalt pööra kõrvale ja see on väga hirmus. Nüüd tuleb üks raske küsimus. Kui su laps oleks ohus, kas seadus kehtiks ikka? Jaa. Noh, ma olen sellest terve seriaali kirjutanud, et see mulle tundub, et see on vist see küll olukord, kus inimene hakkab tegelikult seadusest üle astuma. Pigem vist hakkab. Ja mis on kõige hullem, võib-olla hakkad ka lähedastest inimestest võib-olla üle astuma, et kui sul on vaja nagu kuhugi jõuda või noh, et sõpradest või ükskõik kellest, et see armastus või see, mis seal tekib, on nii tugev, et sa oled ju selle tõttu oled vist peaaegu nõus kõigest üle minema. Ma ei tea, mul ei ole last, on ju, Saara käest saaks küsida, aga Saara, kuidas on? Seadused siis ei ole, on ju? No jah, aga vist ikkagi ei ole. Ma arvan ka, et see, vähemalt ma ise tunnen seda, et see on midagi instinktiivset. Ja minu arust nagu instinktide vastu ikkagi, et selle vastu hakata, peab ikka ilgelt tugev olema ja ma arvan, et võib-olla saab tegeleda tagajärgedega, aga selles hetkes sa ikkagi lähtud sellest, mis on sulle omane või kuskil nagu sügavamalt kaasa antud. Kas sinu jaoks kehtiksid seadused, kui sul laps oleks ohus? Mõtle sellele. Päris hull küsimus tegelikult. Nii, mul on sulle siis viimane küsimus enda poolt, ma ei tea, kas sul ongi vist viimane küsimus? Mul ei ole rohkem. Kas hea inimene võib teha halva teo? Mis on hea ja mis on halb? Okei. Kas hea inimene saab teha halva teo? No ma arvan, et halb inimene saab teha sama palju head tegu kui hea inimene halba. See ei ole, ma arvan, võimalik isegi öelda, mis on hea ja mis on halb mingi hetk.
no ongi, eriti vist see inimesena ise ka on ju, ei saa aru, kas sa oled hea või halb, et mul on tunne nagu, et ilgelt halvad inimesed arvavad, et nad on ilgelt head tegelikult, on ju. Noh, et see iseendale nagu kuidagi tunnistada, et ma olen halb, vist see on peaaegu üks kõige raskemaid ülesandeid, et iga inimene arvab, et ta on hea, on ju. Jah, see on natuke liiga suur küsimus minu jaoks praegu. Ma ei olnud selleks valmis. Seda ma oleks küll tahtnud ette teada, siis ma oleks välja mõelnud midagi. Selge, kuule, aga Mauri, aitäh sulle. Tulge siis, tulge teleka ette, tulge arvuti ette, tulge kuhu veel ja vaadake Maurit. Ja kogege Franzu. Jah. Mina olen Frans Malmsten, mina olen ühe seriaali lavastaja. Väga hea. Nii, sina. Ja mina olen Mauri Liiv, ma olen selle ühe seriaali, mille nimi on Viimasel piiril näitleja, kes mängib tegelast Rasmus Rääk. Ja see tuleb välja ainult K3-s 19. märtsil. Hakkame koos vaatama. Jah. Väga hea.